Tere! Ma olen siis niisugune looduse inimene, loodusteadlane, looduskirjanik, palju ringi käinud Eestis maailmas ja teemaks valisin siis niisuguse asja nagu Eesti looduse eripärad maailma looduse taustal. Et see on niisugune pikk ja keeruline, aga teisest küljest väga põnev teema. Ja muidugi aega on meil vähekene tunni jagu, et selle jooksul ma siis püüan anda mingisuguse pildi selle Eesti looduse omapärast niisuguse globaalsel taustal. Ja põhiliselt ma nagu ikkagi toetuksin sellele oma enda slaididele, mis ma teinud olen, et see on niisugune piltjutustus siis pigem, kus on küll siis ka juures siis natukene juttu ja tekste ja samal ajal ma siis jutustan ka ise seda kõike. Nii et pole siin muud, kui hakkame ka pihta ja siis teema on siis niisugune, et jah, minu tiitlid, neid on väga raske ühte patta panna, aga ütleme, kõigi minu teemade niisugune põhiline nagu kese on ikkagi loodus alati, et ma olen kirjutanud väga palju raamatuid loodusest, filme teinud, ajakirjanduses, raadios on mu saatesari käimas juba üle 20 aasta looduse ja maailma teemadel ja nii edasi. Ja see minu pilk Eestile on tegelikult kujunenud just selle tõttu, et mul on olnud õnne hästi palju käia kogu maailmas, troopikast kuni nabamaadeni Antarktikas ja Arktikas ja selle eemalt vaatamisega Eestile on siis nagu tekkinud mingisugune niisugune võib-olla omalaadne vaade Eestile. Ja teine seltskond, kes mind on alati õpetanud palju Eesti loodust või tema erilisi jooni märkama, on see, et kui mul on tulnud külla siia muude maade loodushuvilised ja me käime Eestis ringi ja siis ma vaatan, mis paneb neid imestama ja selle järgi ma siis hakkan ka aru saama iseenesest, et mis selle Eesti looduses siis nii isevärki on. Ja et seda kõike niimoodi hästi kokku surutult esitada, siis mul ongi niimoodi, et ma praegu alustaksin kohe pihta, et neid on siis kokku 12 tükki neid looduse erinevaid jooni ja esimene nendest oligi siis seesama Põhja-Eesti Pank. Ja see Põhja-Eesti Pank, see on siis Eesti põhjapiir samal ajal, et selles mõttes on nagu ka hakkame siis nagu põhja poolt liikuma ja vaatama neid maastikke. Ja selle Põhja-Eesti Panga omapära on selles, et ta on meeletult vana, 470 miljonit aastat vana ja et ta on väga ühtne, enamik Põhja-Eesti rannikust on niisugune järsak ja lisaks, mis ta eriliseks teeb, on see, et ta kuulub tegelikult ühe suure loodusmoodustise hulka Põhja-Euroopas. Kui me näiteks, ma olen käinud Läänemere randadel erinevatel kallastel ja kui rääkida nüüd ainult Lubjakividest randadest, siis muidugi Rüügeni saarel on need Lubjakivi kaljud tohutult võimsad ja inspireerinud ka kunstnikke ja kirjanikke ja nad on üpris palju suuremad kui see meie pankranniku järsakud, aga
nad on märksa nooremad, nad on ligi 200 miljonit aastat vanad kõigest. Meil ikkagi üle 2 korra vanemad. Ja kui nüüd vaadata suurt pilti, et kuhu see Põhja-Eesti astang või klint kuulub, siis see kõik kokku on nagu Balti astang ehk Balti klint ja see algab juba kaugelt Venemaalt, Laadoga lõunakaldalt ja läheb ühtsena välja Rootsi Öölandi saare rannikule. Vahepeal on ta mere all, siis teda ei ole näha, aga tema pikkus on kokku 1200 kilomeetrit ja ta on tervik. Ja paljud geoloogid maailmas loevad seda Põhja-Euroopa üheks kõige uhkemaks pinnavormiks üldse, sest ta on nii meeletult ühtne ja võimas. Aga see kõige magusam osa kogu sellest 1200 kilomeetrist jääb just meie Põhja-Eestisse ja seal on ka siis see kõige kõrgem osa, see on siis 55 meetrit kõrge Ontika, võib-olla keegi on seal ka käinud, et see on siis selle tohutu pinnavormi kõige kõrgem punkt, siis kõrgemal kui merepinnas, sest merepõhjas, Läänemere all, selle kohta me praegu ei räägi, see on veealune maailm. Ja näiteks seesama klint, kui ta on nüüd seal Ojamaa ehk Gotlandi rannikul, siis ta on palju madalam kui meie Ontika. Aga tema siis nagu väärtus geoloogide hinnangul on see, et maakeral on väga palju lubjakivi setteid ja moodustisi, aga maailmas on tohutult vähe neid, kus need setted on jäänud sellesse algsesse asendisse, nii nagu nad kunagi 100 miljoneid aastaid tagasi tekkisid. Ja selles mõttes geoloogide jaoks on see need kihid nagu mingid raamatu leheküljed ja see raamat, see kivine raamat on siis säilitanud kõik oma leheküljed meil siin Põhja-Eestis ja nende lehekülgede järjestus on jäänud ka endiseks. Niisiis tuleb lihtsalt seda raamatut lugeda ja sa saad teada tohutult palju väga kaugest minevikust. See on väga haruldane kogu maailmas, sarnaseid paiku on kogu maailmas ainult 2. Ja üks nendest on siis Kanadas või ütleme Kanada-USA piiril, seal Niagara jõe lähistel. Kui ma seal käisin, siis tõesti see esimene mulje on väga kodune, et samamoodi selline paejärsak, all on vesi, puud on ka nagu enam-vähem samad okaspuud, lehtpuud. Vahe on ainult selles, et see ei asu mere ääres, vaid ta asub sisemaal. Aga tunne on väga sama, mis Eestis ja teisest küljest on ta siis sama vanad ja sama hästi peaaegu säilinud kui meie Põhja-Eesti ranniku klint. Ja seal on ka siis see kuulus Niagara juga, maailmakuulsus, ma arvan, et ta on maailma kõige tuntum juga, võtta selle järgi, kui paljud inimesed seal on käinud, aga meil Eestis on oma Jägala juga, mis on oma geoloogiliselt loomuselt nagu 2 tilka vett selle Niagaraga. Tähendab, ta on hobuseraua kujuline, see juga voolab alla sellelt lubjakivi astangult ja ta on moodustanud, kuna ta on väga kaua seal seda kulutanud, seda klindiserva, siis on ta sadade tuhandete aastate jooksul tekitanud niisuguse tohutu pika ja sügava kanjoni. Oma olemuselt on siis meie armas Jägala absoluutselt sama geoloogi pilguga vaadates. Vahe on ainult selles, et meil siin on ta natukene väiksem, ta on küll Eesti kõige veerohkem juga, aga ta on, see veekardin on siin umbes 50 meetrit suurus ja langeb kuskil 80 meetrit alla
aga ka seal on väga võimas kanjon, mis sadade tuhandete aastate jooksul on kujunenud ja selles mõttes on nad nagu kaksikud, Eesti variant Niagarast. Ja kuidas geoloogid loevad seda kivist raamatut fossiilide järgi, need on siis need väikesed, vahel ka suuremad olendite jäänused, nende lubipojade jäänused ja nende kaudu siis saadakse, ühesõnaga geoloogid on meie selle kivise raamatu, need leheküljed kõik ühekaupa läbi uurinud, need fossiilid. Igal sellel leheküljel on 1 sentimeetril on 1 miljon maailma ajalugu ladestunud ja iga miljoni järel on need fossiilid ehk siis kirjamärgid muutunud ja just selle järgi on siis võimalik mujal maailmas otsustada, et kui leitakse mingisugused sassi läinud lubjakivi lademed kusagil, mis ei ole püsinud endises järjekorras, siis vaadatakse neid fossiile seal, mis seal on ja nende järgi otsustatakse, kui vanad need lubjakivimid on. Meie lubjakivimid on seal umbes ligi 100 miljoni aasta jooksul ladestunud. Ja see on siis umbes nagu see Pariisi kuulus kilogramm, mida seal hoitakse, et see on nagu mall kogu maailma lubjakivi lademete uurimiseks. Eesti on niisugune huvitav koht. Ja kui sa lähed sinna alla, selle lubjakivi astangu alla, siis sa leiad sealt erakordselt põneva metsa. See on ka praegusel ajal erakordselt hinnatud, sellepärast Euroopas praktiliselt neid niisugusi ei ole. See mets ei ole kuigi lai, ta on võib-olla 0,5 kilomeetrit lai, aga ta kulgeb seal astangu all. See on inimpuutumatu, sest sinna ei pääse kuidagimoodi nagu raiuma seda metsa. Ja seal ta on siis kasvanud, oma pead arenenud ja kui sa sinna tahad tulla, siis sa tavaliselt oled mere poolt, aga siis kõnnid selles ürgses metsas. Ma olen seal kõndinud siis pikirannikut mitmeid päevi järjest ja see on täiesti inimjälgedeta mets, väga erakordne, seotud selle sama astanguga. Ja näiteks siin on nüüd maailmast näide, kuidas need samad astangu kihid, meil on nad siis nagu horisontaalaasendis, aga siin nad on siis aegade jooksul loodusjõudude toimel tõusnud vertikaalasendisse. Ja need on siis Alpides need kuulsad vertikaalid, kus mägironijad väga armastavad ronida, aga näiteks seal nende vanust määrata ei ole võimalik, sest nad on muutunud, aga siis nende samade fossiilide järgi on ka seal siis suudetud ära määrata, kui vanad need Alpide mäestikud on. Ja nüüd selle sama klindi peal või selle astangu peal on teine üks äärmiselt huvitav Eesti looduse fenomen. Selle nimi on alvar, see on siis tuleneb rootsi keelest või siis loopealne, see on eesti keelest tuletatud sõna, mõlemad sõnad on kasutusel kogu maailmas nagu rahvusvaheliselt teaduskeeles. Ja seal on siis niimoodi, et selle pae peal on niisugune väga õhuke mullakiht, on erakordselt toitainete rikas, aga ta on erakordselt õhuke, alla 30 sentimeetri ja selle tõttu on seal taimede jaoks väga kummalised tingimused. Osalt on see nagu mägine platoo, osalt on see nagu stepp ja osalt on ta nagu tundra. Ja sellepärast on siin loopealsel taimeliike, keda mitte kusagil mujal Eestis kasvamas ei ole. Neid on vähe, nad on pisikesed, aga nad on väga põnevad. Ja näiteks see siin on siis maailma suurim alvar, asub Rootsis, Öölandi saarel. Oli muuseas kuulsa loodusuurija Carl Linné lemmikuurimispaiku
ja näete, kui õhuke siin see mullakiht on, enamasti ongi paekivi väljas ja ta on tohutult suur. Ma olen siin kolanud päevi, et saad seal olla, käid ühest otsast lõpuni, siis oled ikka mitu päeva kõndinud. Ja nüüd, kui vaadata laiemalt kõiki neid kohti, kus need imelised loopealsed ehk alvarid on, siis neid ongi ainult peamiselt Eestis ja Rootsis ja natukene ka Venemaal. Väga haruldane kasvupaik taimedele. Ja seal näiteks kasvab ka minu lapsepõlve kõige armsam mari. Mul vanemate kodu on ka Loopealsel Arukülas ja seal siis kasvab niisugune maasikaliik, mille nimi on muulukas. Ja see muulukas saabki kasvada ainult niisugustes kohtades, kus on lubjane maa ja õhuke muld. Minu meelest on see palju magusam kui see meie metsmaasikas, mida enamasti tuntakse. Ja näiteks siin on jälle üks külajäänus sealt samalt maailma suurimalt alvarilt, siis Läänemere läänekaldalt, Öölandi saarelt, et inimesed kõige esimesena hakkasid põldu pidama just nendel loopealsetel, sellepärast et seal oli väga viljakas muld ja puid oli hõredalt. Lihtne oli kujundada see puuhõrendik põlluks ja seal põldu pidada. Ja samamoodi on ka Eestis, et kõige vanemad põliskülad, põllud rajatigi just nendele loopealsetele ja siis siiamaani on nende välimus väga kummaline, seal on nendest paekividest tehtud aiad, paekividest tehtud hooned ja lambad, kes on samuti paekivi värvi, saavad seal süüa. Ja seal samas on kujunenud siis ka kõige vanemad kalmistud kogu Eestis, sest kui oli juba Põlisküla, siis sinna juurde tekkis ka kalmistu ja need kalmistud näevad üpriski põnevad välja. Need on siis kirst kalmistud ja see on tõepoolest, see kirst on sõna otseses mõttes paekivist. Põhi on paekivist, seinad on paekivist. Siin on nüüd küll selle kalmu nii-öelda kirstu kaas nagu ära võetud, aga see oli seal peal oli ka paekivist. Nii et võib siis öelda, et meie esivanemate kirstud olid rahvuskivist. Et see on päris huvitav mõelda, et me oleme ju valinud selle paekivi Eesti rahvuskiviks ja ta on selles mõttes väga õige valik, et siit algas meie põllunduskultuur ja põliskülad ja kõik see muu, mis Eesti kultuuri juurde kuulub, kõige vanem osa sellest Eesti kultuurist. Aga nüüd kolmas niisugune kummaline asi või eripära on rändrahnud. Need asuvad siis meil seal samas põhjarannikul ja need äratavad ka suurt tähelepanu, sest kui oled asjatundja, siis sa võid öelda, et 100 kõige suuremast rändrahnust kogu Euroopas on ligi 80 asuvad meil siinsamas Eestis. Ja selles mõttes on ta väga niisugune tähelepanu äratav ja kui nüüd põhjus on muidugi lihtne, et kui me vaatame kaarti, kuidas see viimane eaaeg oli, siis need rändrahnud ei ole ju meilt pärit, nad on pärit põhja poolt, nad ei ole üldse paekivist, nad on graniitidest või muudest startkivimitest ja selle tõttu see jää, mis nüüd tuli siia põhja poolt, kõigepealt ta viskaski need kõige suuremad rahnud kõige lähemasse kohta maha ja see oli juhtumisi Eesti. Ja samas minu Soome loodussõbrad väga tihti ütlevad, et
aga et see on ju, need on ju meie kivid, et ma olen ütelnud selle peale, et ja, et õige küll, need on teie kivid, võite tagasi viia, kui tahate. Nad ei ole viinud, aga sellegipoolest need rändrahnud on kogu Euroopa ulatuses rekordilised. Näiteks siin kõige suurema ümbermõõduga hiidrahn Eestis on Muuksi kabelikivi, mille ümbermõõt on 58 meetrit. Selle tõttu ta ongi saanud selle nime, et ta on suur nagu kabel. Või siis kõige kõrgem rändrahn, Lahemaal Tammispea rändrahn, 7,8 meetrit kõrge. Selle kõige kõrgema otsa niisama ei ronigi, peavad köie tappi võtma. Ja siin on siis mahu poolest Euroopa kõige suurem rändrahn. See on siis leti peal ehalkivi ja maht on siis 360 kuupmeetrit ja rändrahnud on ka mujal Euroopas kaitse all, aga näiteks Läti rändrahnud on väiksemad kui Eesti rändrahnud ja Leedu rändrahnud on väiksemad kui Läti rändrahnud. Kõik on loogiline, suuremad kukkusid enne maha, väiksemad sõitsid jääturjal edasi ja näiteks Saksamaal on üks rändrahn, mis on väga kuulus vaatamisväärsus ja selle läbimõõt on 1 meeter ja seda käiakse vaatamas ja imetlemas kui suurt looduse imet. Aga kahjuks meie selle ehalkivi juurde annab minna. Viidad on olemas, aga lihtne ei ole, aga väärib avastamist. Nime on ta saanud selle järgi, et kui päike loojus, siis küla inimeste meelest see päike loojus kivi taha, et ehal kivi, eha ajal kivi taha mineb päike. Ja neil kividel, rändrahnadel on meil siis ka nagu meie pärimuses väga suur osa. Paljud nendest on olnud siis ka sellised ohvrikivid, kuhu on ohverdatud vanadel aegadel toiduainde ja münte ja muud. Ja nüüd siis kolmas eripära või vabandust, 4. juba on siis see, et siin on ka okei, lähme tagasi. Et need on siis, kui Põhja-Eestis on põhiline kivimaa sees siis lubjakivid, siis Lõuna-Eestis on liivakivid ja seal on neid liivakivi paljandeid palju ja nad on väga põnevad. Siin pildi peal on siis Eesti kõige pikem liivakivi paljand 1 kilomeeter, see asub Peipsi rannikul. Aga kui ma käisin maailma jälle ühes kuulsamas, ütleme, liivakivi moodustiste paigas Grand Canyonis, suures kanjonis, siis sisuliselt on need kivimid, näete, see värvgi reedab, et need on ka tegelikult liivakivimid, mis seal on. Et need on samal põhjusel tekkinud kui ka meie paljandid, aga siin on nad lihtsalt, see mastaabid on suuremad ja selle Grand Canyoni sügavus mõne koha peal on ju terve 1,5 kilomeetrit ja meil Eestis on siin mõnikümmend meetrit see suur taevaskoda näiteks Ahja jõe ääres, aga ikkagi see mõju, kui sa seal oled ise ja süvened sellesse, siis kas või need värvid on väga samasugused kui näiteks sealsamas Grand Canyoni ümbruses või mujal maailma liivakivi paljanditel. Näiteks mulle jättis elu lõpuni sügava mulje siis selline Antiloobi kanjon USA-s. Fantastiline selline. Ja just pärast seda, kui ma sealt tulin, siis ma hakkasin Eestis väga tõsiselt käima ka meie koopaid läbi ja otsima ka siin sarnaseid valguse ja vormimänge, nagu seal Antiloobi kanjonis. Ja näiteks üks koht, kuhu tasub kindlasti minna,
on suures taevaskajas Neitsi-koobas, sinna kuiva jalaga ei pääse, sa pead kas ujuma või paadiga sõitma ja kui sa nüüd sinna sisse lähed, siis on seal samasugune see valguse peegeldus, mis tekitab niisuguse väga müstilise värvid ja valguse, nii nagu seal Antiloopi kanjonis USA-s. Ja siis see vesi seal põhjas, selle koopa põhjas, Neitsi-koopa põhjas on oja, see ka veel peegeldab seda valgust ja tekivad väga põnevad niisugused mängud, mis päeva jooksul kogu aeg muutuvad. Ja kui sa oled Neitsi-koopas hästi tasa, siis sa kuuled nagu niisugust vaikset klõbinat seal pimedas koopa lõpus ja rahvas arvas, et need on siis uppunud neitsid, kes koovad seal kangast, nende kangastelgede peal. Aga see on tegelikult siis seesama allikas, mis sealt välja voolab ja seda koobast kogu aeg pikendab ja suurendab. Nii, järgmine niisugune väga haruldane asi meie looduses on meteoriidikraatrid. Kaali meteoriidikraater on siis esimene Euroopas teaduslikult tõestatud meteoriidikraater, asub Saaremaal, eks ole, hästi palju inimesi käib seal. Ja siia juurde peab siiski rääkima selle loo, sest kui sa vaatad seda, et mis ta siis on, ümmargune lomp, aga kummaline oli see, et tol ajal, kui teadlased hakkasid mõtlema, mis see on, siis nad näiteks oletsid, et see on mingisugune vulkaanikraater, sest meteoriidikraatreid teadlased ei tundnud ja maailma kõige esimene meteoriidikraater, mis teaduslikult tõestati, oli see Arizona kraater. No inimesed on siin nii pisikesed, et neid on peaaegu võimatu märgata, siin paremal pool siiski platvormi peal väiksed sipelgad paistavad. Selle kraatri läbimõõt on 1 kilomeeter ja see oli siis esimene teaduslikult tõestatud meteoriidikraater 1929 ja nüüd umbes 10 aastat hiljem siis meie teadlane Inman Reinvald tõestas siis selle sama Kaali kraatri nagu meteoriitse päritolu. Ja tema kuju on väga täiuslik. Paljud meteoriidikraatrid on aegade jooksul nagu muutnud oma kuju, aga see on täpselt samasugune ümar, nii nagu seda sel hetkel oli, kui see meteoriit selle tekitas. Ja see siis tõestati aastal 1937. Ja nüüd Lennart Meri, meie kirjanik, teadlane ja üldse väga palju Eesti kultuuri mõjutanud inimene, kirjutas need raamatud Hõbevalge ja Hõbevalgem just ainult selle sama Kaali kraatri teemadel. Seal ta toob seoseid, tahab nagu näidata, et tegelikult see Vana-Kreeka müüt päikesevankri alla kukkumisest taevast on pärit siit Kaali kraatrist. Ja siis ta toob igasuguseid muid niisuguseid väga võimsaid, vägevaid, lennukaid ideid koos selle Kaali kraatriga, mis ta võis jätta inimestele selle mälestuse tol ajal, kui ta siia kukkus, meil pole aeg sellest pikalt rääkida. Aga kui sa siin Kaali kraatri serval oled, siis nende seoste üle on igavest põnev mõelda. Igatahes ta on tõesti Euroopa üks kõige tähelepanuväärsemaid meteoriidikraatreid. Ja kui vaadata nüüd seda suurt pilti ainult Põhja-Euroopas, siis jällegi Eesti on siin ristkülikuna esitatud. Siin tegelikult oli siis tõestatud meteoriidikraatrite hulk sellisel pindalal, nagu on Eesti, on kõige suurem kogu Euroopas. Ehk siis millegi pärast võiks mõelda, et siia on kukkunud kõige rohkem meteoriite. Miks nad Eestit on armastanud? See on muidugi lõbus ja naljakas küsimus. Sisu on pigem hoopis selles, et meie geoloogid on olnud eriti usinad neid avastama
ja hoopis sel põhjusel on neid siin palju leitud, see on minu nagu arvamus. Ja kõige suurem meteoriidikraater Eestis on inimsilma peidus, sest ta asub merepõhjas. Ta on Neugrundi madalal, see on seal Nõva kandis, no ütleme siis kirjaga Loode Eestis, Osmussaare lähedal ja selle kraatri sügavus on 0,5 kilomeetrit ja läbimõõt 3,5 kilomeetrit. Aga selle vägevuse nägemiseks on vaja muidugi võtta akvalang ja sukelduda sinna mere alla. Selle tõttu ta massiturismi objektiks ei ole saanud, aga ta on väga väärikas loodusime Euroopa looduse taustal. Ja kummalised kivimid, mis tekkisid tollel väga iidsel ajal, kui see plahvatuse pauk käis, on need pretsakivimid, mis tekkisid siis kohalike kivimite ja meteoriidi kivimite ühte sulamisest. Need on erilised kivimid. Geoloogid peavad neid tõelisteks niisugusteks imedeks, kus on mitu kivimit omavahel kokku sulanud ja siin on üks näide sellest siis seal Nõva rannikul. Lähme siis veel Eesti looduse eripära juurde, Eesti kõige kõrgem tipp. No sellega seda võib võtta natukene huumoriga, et Eesti kõige kõrgem tipp, 317 meetrit, eks ole, Suur Munamägi, Great Egg Mountain, nagu inglise keeles tuleb öelda korrektselt. 317, kas see on siis nüüd suur mägi või ei ole, see on vaataja silmades, eriti kui ta tuleb kusagilt mujalt maailmast, kus on väga suured mäestikud, aga vaieldamatult on Suur Munamägi Baltimaade kõige kõrgem tipp. Ja kui mina olin siis maailma kõige kõrgema tippu juures, see on siis Tšomolungma ehk Mount Everest, siis ma väga mõtisklesin selle üle, et kuidas on Tšomolungma ja Suur Munamägi omavahel võrreldavad. Ja miks nad siis ikkagi ei ole, on ikka. Et asi on selles, et Suur Munamägi on meie Baltimaade kõrgem tipp ja näiteks kui sa seal oled vaatetornis ja vaatad igasse ilmakaarde enda ümber, siis see vaade on ikka niisugune, et sa näed korraga 3 erinevat riiki, Eestit, Venemaad ja Lätit. Ja nüüd kuulajatele lihtsalt kodus edasi mõtlemise viktoriini küsimus, et kui palju on Euroopas riike, kelle kõige kõrgemast tipust paistavad ära 3 erinevat riiki. Selle üle tasub pärast järele mõtelda. Aga Suur Munamägi on uhke. Ja nüüd siis võtame need Eesti looduse eripärad juba, mis on seotud elusloodusega. Üks nendest on siis see, et Eesti on väga uhke linnupaik. Meid rändab kevaditi läbi ligi 2 miljonit lindu. Ma käin igal kevadel ja ka võimalikult sügiseti seal meie läänerannikul seda looduseimet nautimas. Tänavu käisin kohe mitu korda ja kunagi ei veada sind alt. See on mingi väga suurejooneline pilt, mis sulle avaneb. Need sinna on siis need valgepüsklagled, kes on parvedena sadade lindude suuruste parvedena ja nende hääled ja nende tiibade vuhin. See on väga muljetavaldav ja kui minna näiteks kas või vaadata mujal Läänemere randadel, siis meie Eesti rannikult läheb läbi see kõige vägevam rändlindude kiirtee. Siin pildistasin Öölandi saarel väga kuulsat linnujaama ja sealt käib ka rändlinde läbi, aga kordades vähem kui siit Eestist. Ja miks nad valivad selle tee? See on palju põhjusi, aga üks põhjusi on siin näide. Tehastume mõttes valgepõsklagleks. Meil on vaja minna talvisest paigast ehk siis kuskilt sealt Suurbritannia
ütleme, Hollandi kandist, Austria kandist sinna Põhja-Jäämere äärde Venemaale ja nende orienteerumine käib mere järgi. Nad peavad lendama niimoodi, et vasakut kätt on meri ja paremat kätt on maismaa. Ja siis nad valivadki täpselt selle marsruudi ja meie juhtumisi oleme just selle tee peal. Soomlaste suureks meelehärmiks, sest nad võiksid ju, kui nad tahaks otse minna, nad võiksid lennata otse üle Soome lahe ja minna ka Soomest läbi. Aga kui neil on vaja mööda rannikut minna, siis nad keeravad siit mööda põhjarannikut järsult nagu ida poole, jätavad Soome vahele ja siis lõpuosa panevad küll juba otse üle maismaa sealt, aga igal juhul oleme me kõige magusamas kohas lindude rände jaoks üldse. Ja miks üldse siin Matsalus ma olen näinud jaapanlasi, ameeriklasi, rääkimata siin meie Euroopa erinevatest rahvastest, eriti just Soome, Rootsi linnuhuvilised, nad tulevad siia nagu Mekasse. Aga kõik eestlased millegipärast ei tule siia linnuparadiisi igal aastal ja ma olen mõelnud, et põhjus võib olla ainult selles, et see linnuparadiis on neile liiga lähedal. Nad ei oska taibata, kui vägev see on. Selleks, et sellest aru saada, pead sa olema päris palju maailmas ringi käinud looduse huvilisena. Veel üks väga eriline erijoon, number 8, on siis see meie puisniidud. Et need on siis niisugused kummalised asjad, et see on muinasmaastik põhimõtteliselt, mis on sarnasena säilinud muutumatuna ligi 1000 aastat. Kui me vaatame seda kaarti praegusel ajal, kus need puisniitud asuvad, puisniit on siis niisugune, mis on nagu metsa ja niidu vahepealne asi, kus on palju lagedat ja kasvab ka üksikuid puid. Ja selliseid puisniite on siis kõige rohkem Rootsis ja Eestis ja mida lõuna poole, seda vähem neid jääb. Aga kui me läheksime ajamasinas kuskil 13. sajandisse, siis väga sarnaseid maastikke oli olemas nii Prantsusmaal, Itaalias, Saksamaal, igal pool. Aga nad kadusid ära seoses tsivilisatsiooniga. Nendest said siis kas põllud või linnad või midagi muud kultuurmaad. Aga see puisniit on niisugune väga huvitav asi, et siin on, miks ta on säilinud? See ei olnud sihilik, aga säilis sellepärast, et siin kasvatati, anti loomadele süüa, loomad käisid siin suvel karjas, siis niideti siit heina talvetoiduks loomadele ja samal ajal raiuti siit ka siis võsa ja väikseid puid, et neid siis talveks küttena kasutada ja niimoodi niisugune laisa talumehe maastik, kus tegutseti nii vähe kui võimalik, lasti loodusel oma pead areneda nii palju kui võimalik, nii-öelda inimese ja looduse väga harmooniline koostöö ja see kestis siis aastasadu ja Eestis on need puisniidud kõige uhkemad kogu Euroopas, näiteks minu lemmik Tõramaa Soomaa rahvuspargis. Nad on tõesti nagu park ja ma kujutan ette, kui tuleb siia keegi Inglise härrasmees või Saksamaa härrasmees, ta ütlebki, et oi, küll on ilus park, et kuidas te selle saite. Siis vastad, et kogemata sain, et meil polnud niisugust plaani, aga see meie eluviis tekitas selle. Nii et see on selles mõttes ka pärandkooslus või kultuurimälestis õigupoolest. Ja näiteks Euroopa kõige suurem hooldatud puisniit asub just nimelt Eestis. See on Medremaa puisniit, 80 hektarit täiuslikku parki. Loomulikult tuleb siin tegutseda, ta kohe kasvab kinni, kui inimene ei tegutse, nii et siin peab igal aastal ikkagi niitma seda heina
kui võimalik, siis ka loomi karjatama, võsa võtma, aga kokkuvõttes on ta väga ilus esteetilises mõttes. Lisaks sellele, et tal on ajalooline väärtus ja siis on tal võib-olla kõige suurem väärtus on puisniitudel ikkagi botaaniline. See on siis kärbesõis, üks 10 orhideedest, mida puisniidul võib leida, imelised orhideed. Kärbesõis, siis muidugi nime on ta saanud selle järgi, et õis meenutab vägagi ühte väga ilusat kärbest. Ja praegusel ajal loetakse just neid puisniite botaaniliselt üliväärtuslikuks selle poolest, et seal on kõige suurem taimede rikkus ühel ruutmeetril. See on siin siis see rekordpuisniit, mis asub Laelatur Virtsu sadama lähistel. Ja siin on siis ühel ruutmeetril lugenud teadlased kokku 76 erinevat taimeliiki. Kui see number ütleb vähe, siis soovitan järgi proovida. Katsu oma aias ühel ruutmeetril kasvatada 76 taimeliiki, mis kõik seal ka kasvavad. Siis sa saad sellele pihta, kui kummaline see on ja miks see niimoodi on. Põhjus selles, et siin saavad kasvada nii metsataimed kui niidutaimed üheskoos ja selle tõttu on see hästi taimerikas kooslus. Muidugi see sügavam sisu on kole keeruline, seda ma ei hakka siin jutustama. Ja siis juba läheme nende suurejoonelisemate Eesti looduse eripärade juurde. Me oleme Euroopa üks kõige metsasem riik. Praegu on Eestist üle poole kaetud metsadega. Selle pildi tegin ma õhupalliga Kagu-Eestis lennates Peravalla kandis. Taga paistab Peipsi järv. Üks neid kante, kus pole üldse näha põlde ega külasid. Ja need metsad on meie jaoks niivõrd endast mõistetavad, et näiteks kui Juhan Liiv kunagi, üks Juhan Liivi teose tegelane unistas, et kui seda metsa ees ei oleks, see oli tema suur unistus, et mets takistab meie vaadet, siis teistpidi mõttes on niimoodi, et kui metsa ei oleks, siis eestlane ei tunneks Eestit ära ja ta kaotaks kogu oma kultuuri, sellepärast et nii meie meel kui ka meie keel on läbi põimunud selle metsaga ja meie mõtteviis. Me ei saa sellest aru, sest me oleme ise siin elavad inimesed, kes on sünnist saadik siin elanud. Metsarikkus on endast mõistetav. Selleks, et aru saada ja imestada selle metsarikkuse üle, pead jällegi minema kuskile kõrbetesse, steppidesse ja mujale ja siis tagasi tulles saad korraga, et oi, milline imeline asi on metsad. Samal ajal need loodusesõbrad, kes tulevad mujalt maailmast, nemad muidugi on andnud mulle väga palju selle imestamise oskust juurde. Näiteks sakslasest looduse sõber, väga tüüpiline, tuleb Eestisse, ütleb, ma tahaks näha kas või kordki elus põtra. Ta on looduse sõber, ta on palju looduses käinud, aga põtra ta ei ole näinud. Siis mõtled, mis asja, et ma sõidan siin Eestis autoga ja igal aastal näed kuskil tee ääres ikka mõnda põtra, et see ei ole mingi ime. Aga tegelikult sakslase jaoks on, sest Saksamaal ei olegi põtru. Selleks, et põdrad oleksid, peab olema palju metsa, nii nagu Eestis. Ja meie metsad on tegelikult jälle globaalses mõttes üks suur osa hiigelsuurest Euraasia metsavööndist. Ja osa Eestist, mis just idaosa, kuulub veel ka selle hiigelsuure globaalse nähtuse juurde. See on siin Järvsella ürgmetspildi peal kõige vanem puutumatuna hoitud mets kogu Eestis. Väga ürgse välimusega. Ja võt, näiteks, mis on niisuguse vana või ürgse metsa fenomen on see, et
et siin on tohutut elurikkust, aga sellest arusaamiseks pead jällegi natukene loodushaabitsat tundma. Näiteks seesama känd. See on nagu korrusmaja, siin elavad erinevad seened, erinevad putukad ja just niisuguses surnud või poolsurnud puidus on selliste väikeste olendite rikkus kõige suurem. Nii et selles mõttes on see fenomen, et ei ole elavamat asja kui surnud puu. Ja ka nii nagu ka need kivid, rändrahnud, nii ka meie mõned metsaosad on olnud meie pärimuskultuuris nagu pühad paigad. Ja nüüd, kui rääkida looduse pühadustest, siis minu isikliku elu jaoks on alati olnud pühapuud või siis pärimuspuud väga tähtsad. Ma olen neid uurinud pool sajandit, kirjutanud mitu raamatut ja jällegi mööda Euroopat ringi käies avastad, et nii palju pühapuid, mis siiamaani püsti seisavad, mida rahvas mäletab, et nad olid pühad, ei ole mitte üheski riigis Euroopas. Näiteks, ja kui ongi mõni püha puu, siis nende pühadus on nagu teistsugune. Näiteks Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias need pühapuude juures käies on tüüpiline, mis ma olen leidnud. Nad on pühapuud sellepärast, et nad on seotud kuidagi kristlusega, kristlike pühakutega, kristlike imejuhtumitega, nii nagu see Fossi pühatamm seal Prantsusmaal, mida loetakse Prantsusmaa kõige pühamaks puuks. Väga kummaline puu, väga huvitav puu, aga pühaks sai ta sellepärast, et selle õõnsuses elas üks mees, munk, kes siis erakuna elades kuulutati pärast surma pühakuks. Meil Eestis ei ole need puud seotud kristlusega, vaid nad on seotud looduse usundiga ja see Eesti kõige uhkem põlispuu Tamme-Lauri tamm Lõuna-Eestis Urvastes Võrumaal. See on nüüd siis pärimuse järgi on selle tamme sees elanud tulejumal Laurits ja see pidi nagu lausa ohtlik olema, sellepärast et tulejumal Laurits võib süüdata ka ümbruskonnas talusid ja selleks, et ta seda ei teeks, tuleb talle siis viia ohvreid, sellised pärimused. Ja no minu jaoks ta on väga mõjuv puu, ma olen seal igal aastal praktiliselt käinud ja ma olen saanud ka selle pühapuu sisse minna. Sinna tegelikult ei tohi väga minna, seal peab olema looduskaitseluba, aga seal sees, kui sa seal oled, sa oled nagu sellises suures toas, mis on hämar ja oksahaukudest imitseb mingit valgust, vaatad siit oksahaugust välja, sealt paistavad need Lõuna-Eesti kuplid ja tekib tõesti niisugune väga ülev tunne, kui sa saad püha põlispuu sees olla. Ja siin on ta siis jälle väljapoolt vaadates, möödunud aastal mõõtsin ta, ma igal aastal mõõdan, ta ümber mõõtub, muide see kasvab mõne sentimeetri või ütleme mõne millimeetri aastas, aga praegu on ta siis natuke üle 8 meetri rinnakõrguselt. Need on mul kõik arvel, aga ma olen ka maailmas paljusid põlispuid vaadanud ja see on siis see maailma kõige suurema mahuga põlispuu kindral Sherman Sequoia rahvuspargis. Ja ka mujal maailmas on väga vägevad põlispuud, suurused tohutud, palju suuremad kui Eestis, kuid nii palju just põlispuid, mis oleksid rahva seas olnud pühapuud, sellist ma ei ole kusagilt mujalt maailmast leidnud. Ja nüüd hakkame juba natukene otsi kokku tõmbama, see on üks viimaseid meie looduse tõelisi iseärasusi, ehk siis rabad. Rabad on siis üks nende soo arenguastmetest, kus siis loodus on juba nii karmiks ja kitsiks läinud,
et enamik taimi siin kasvada ei saa ja noh, puudest siis ainult üksikud tammed või vabandust, männid ja nad näevad imelised välja. See ongi noh, kõhuli seal turbosambla peal tikutades suutsin ma sellise pildi teha, aga ta on ju imeline ja ta mõjub jällegi kuidagi väga eriliselt, ma ütleksin lausa nagu kunstiteos ja see on vana nali Eesti loodussõprade seas. Ma arvan, enam teist on ka kuulnud seda, aga kui jaapanlased viidi Eesti rabasse, siis väga põhjalikult meile selgitati kõike, mis seal on ja siis küsiti lõpuks, et kas teil on ka mõningaid küsimusi. Jaapanlased on väga viisakad, vaiksed ja üks siis nagu ütles, et ma sain kõigest aru, aga kuidas te siia nii palju bonsaisid saite teha? See on jällegi omamoodi imeline paik, see raba ja ta on nagu loodusteaduslikult on see kõige vanem maismaa, ütleme, kooslus kogu Eestis. Need rabad olid meil olemas juba kuskil 9000 aastat tagasi ja nende välimus oli 9000 aastat tagasi umbes samasugune kui praegu. Need väga sarnased tundrale, see on, ma pildistasin nüüd juba Aasia põhjaosas Taimuri poolsaarel ja siin on ka selliseid taimi ja linde, keda mujal ei ole, kuid kes mujal maailmas on seotud just tundra taimede ja loomade, ka nende sugulased. Näiteks see siin on siis tundrapüü, meil Eestis on rabapüü, kes on väga sarnane sellele ja ta ongi muutunud olustikus on ta ainus koht, kus ta saab elada, ongi raba, sest see meenutab talle jääaja järgset Eestit, kui meil olid tundrad. Ja jällegi nii-öelda valgustushetk tekkis minu jaoks rabade väärtuse kohta siis, kui ma olin Lõuna-Ameerika kõige lõunapoolsemas tipus Ushuaia rahvuspargis, käisime seal looduses, fantastiline loodus, ennenägematud olendid ja meie giid ütles, Lõuna-Ameerika giid ütles, kõige väärtuslikuma looduse ime jätan ma siia hetke lõppu ja siis viis ta meid selle koha peale. Ma pildistasin seda ja meil oli eestlaste kamp, kes seal nüüd oli, kuulas teda ja siis me kõik nagu ei avaldanud mitte mingisugust imestust ja siis tema imestas, et miks meie ei imesta, et see on Lõuna-Ameerika looduse ime, mida käiakse vaatamas tuhandete kilomeetrite kaugusel, sest mujal Lõuna-Ameerikas sellist kooslust ei ole olemas. Ja siis ma pärast kodus ka veel hulka aega mõtlesin ja siis sain ikka asjad paika, et kui sa vaatad kogu seda meie armsat maakera ja lähed nüüd lõunapoolkeral sellele laiuskraadile, kus üldse rabad saavad tekkida, siis seal on ju enamasti ookean, seal ei ole maismaad. Ja ainult see Lõuna-Ameerika lõunaots ulatub nüüd nii ka lähedale Antarktikale, et seal juba on tingimused samasugused umbes nagu meil ja selle tõttu on seal ka rabasid. Ja teistpidi, kui me räägime Eesti rabadest, neid on küll väga palju kuivendatud ja hävinud, aga ometi oleme me Euroopas rabade rohkuselt siis suhteliselt võrreldes pindalaga 3. kohal. Nii et võiks ka öelda pool naljatamisi, et Eesti ei ole mitte ainult vabariik, vaid on ka Eesti rabariik ja me peaksime olema uhked, et meil on nii vägev rabariik. Seal on igasuguseid põnevaid olendeid, ainult üks nendest huulhein. No sellesama huulheina perekonna erinevat liiki nägin ma ka seal Ushuaias, aga Eestis, kui sa ikkagi kummardad selle huulheina juurde ja uurid neid määrmekarvu, mille otsas on need kleepuvad tilgad
ja siis sa leiad sealt mõne koha pealt putuka veel, kes on nende selle nii-öelda liimi külge kinni jäänud ja kelle see hoolhein siis ära sööb lihtsalt. Loomtoiduline taim, nagu ta on, et ta on ime. Teda tasub vahtida seal ikka umbes pool tundi vähemalt paigal olles. Ja siis kõige lõpuks see kõige imelisem Eesti looduse haruldus on nii suur, et enamik eestlasi ei suuda sellest üldse aru saada. Need on siis meie 4 aastaaega. No, eestlane toriseb, eestlasele üldse meeldib toriseda. Ma olen vahel mõelnud, et see ongi Eesti rahvuse üks põhitunnus, et ta toriseb, isegi kui ta millegagi rahul on, siis ta ikka peab natuke torisema, et see on siis nagu tõeline eestlane ja tõeline eestlane ütleb muidugi, et meil pole mingit 4 aastaaega, meil on kogu aasta ringi kehv suusailm, aga kui sa jällegi oled maailmas ringi käinud ja mõtled kogu selle 8 miljardi inimese peale, kes siin maamunal meil parajasti olemas on, siis üliväike osa sellest 8 miljardist saavad kogeda seda, mida meie, ehk siis 4 aasta aega, mis on enam-vähem selgelt välja kujunenud, sest enamik sellest 8 miljardist inimesest maakeral, uskuge mind, ma olen nii palju näinud neid inimesi ja lihtsalt nende käest teada saanud, nende peas on 2 aastaaega. Üks on talv, üks on suvi ja troopiline talv on täpselt sama palav kui troopiline suvi, ainult talv on see, kui vihma ei saja ja troopiline suvi on see, kui vihma sajab ja siis kõik hakkab õilmitsema ja õitsema ja on väga ilus ja kõik naudivad seda, aga et oleks 4 aastaaega, see on väga haruldane. Ja need aastaajad, neid sa pead jällegi süvenema ja olema nende keskel rahulikult. Näiteks kevad, eks ole, see kevade, meil vormiliselt on ka praegu kevad, aga see kõige magusam aeg kevadest ongi praegu veel natuke aega. Ja see on siis see, kui loodus meeletult kiirgab energiat, kõik kasvab, areneb, kõik mingi pidu, tohutu pidu käib looduses hommikust õhtuni ja see energia, mis seal on, kui sa vähegi looduses oled ja püüad rahulikult seda tajuda, siis sa tunned, et see energia tuleb ka sinu sisse. Tohutu energia, mis on kevades, kus kõik ärkab ja alustab elu otsast peale igal aastal. Meie suved on selles mõttes üliväärtuslikud, mis sest, et vahel sajab, mis sest, et vahel on külm, aga ikkagi, kuna nad on nii lühikesed, siis eestlane tohutult naudib seda, kuna seda on vähe. Kõike, mis sul on elus vähe, seda sa naudid hullusti. Ja see päikese igatsus on väga naljakas, kui sa oled kuskil Aafrikas või Lõuna-Ameerikas ja räägid, et eestlane igatseb päikest ja on isegi nõus raha maksma, et minna kuskile, kus on palju päikest. Nad ei saa mitte millestki aru, sest seal on täpselt vastupidi. Päike on suur vaenlane. Siis, kui on keskpäev, siis kõik lähevad peitu kuskile päikese eest. Päike tekitab janu, päike tekitab põuda, aga meie siin oleme siis need Põhjala inimesed, kes mõtlevad täpselt vastupidi. Ja sügis on jällegi minu jaoks värvide aeg ja jällegi nii nagu kevad, see, kus kõik meeletu kiirusega muutub, iga päev erineb teisest. Ja siis see lõpuks ma tahan lihtsalt kokku võtta kogu selle asja, et me oleme mõnes mõttes nagu valguse hiige lapsed. Et see meie laiuskraad on see, kui valgus käib aasta jooksul ühest äärmusest teise. Ehk siis jaanipäeval on
öövalge ja mitte ainult jaanipäeval, vaid mitu nädalat enne ja pärast seda on ööd valged. Ja see on asi, mis näiteks juba Itaaliast tulnud külalisele tekitab tohutut hämmingut, vahel see ka neid häirib, et ei saa öösel magada, kogu aeg on valge, aga meie peame seda väga tähtsaks, me ei mõtle selle peale, et jaanipäev on tegelikult valguse püha, et see on kõige valgem öö ja sel ajal me siis süütame veel lõkke ja siis tantsime veel selle lõkke ümber ja laulame. Ja see on nagu muude Euroopa rahvaste jaoks ikka tõeliselt metsik rahvas, et kuidas me seda jaanipäeva nii hirmus tähtsaks peame. Ja teine valguse äärmus on siis, eks ole, jõulude aeg, siis kui on jälle valgust ülivähe ja siis seegi kestab tegelikult mitu nädalat, mitte ainult mingisugune jõululaupäev, vaid mitu nädalat on hämarus ja siis sa järsku ühesõnaga kuidagimoodi just ära käies kuskil kaugel maal Eestisse tagasi tulles nagu ei suuda ära imestada, et kuidas siin nii pime on, millal see päike tõuseb, kuhu päike on kadunud, kuigi sa ju tead, sa oled siin sündinud, aga ikkagi umbes nii nädal pärast kuskilt pikka troopikareisi sa imestad, et kuidas siin nii pime on. Aga selle hämaruse ja pimedusega tegelikult, kui sa oskad sellega olla, siis see on väga nauditav aeg. Ja seal on ainult üks lihtne reegel. Võta aeg maha. Ära tegutse nii, nagu sa oled aastaringi tegutsenud, vaid tee endale aega. Ja siis näiteks see on see, mida Eesti kultuuris on nimetatud ka näiteks videviku pidamiseks. Lihtsalt oled lähedaste inimestega koos, ajad juttu, võib-olla oled ka vait lihtsalt ja siis jutustad lugusid või lihtsalt suhtled omavahel ja meenutad oma enda elu ja mõtled oma mõtteid ja kui sa niimoodi sellise kaamuse aega sisened, siis see on väga nauditav aeg. Ja lõpetuseks siis umbes mingi selline kalambuur, et mis on kõige kaugem paik maakeral. Vastus, see on minu koduõu, see ongi minu koduõu, siin on mu lähedased, meil on jaanipäev, sajab nagu ikka jaanipäeval, külm on talvejoped seljas, aga kõik on kuidagi rahul ja ta on tõesti kõige kaugem paik maakeral, seda saab tõestada ju täiesti teaduslikult, aga kui sa lähed oma koduõue väravast välja ja hakkad minema nii kaugele, kui annab, siis sa jõuad omaenda koduõue kõige tagumisse nurka ja siis sa oled läbinud 39 940 kilomeetrit ja 638 meetrit. Ja kui sa oled selle tiiru ära teinud, siis sa jõuadki selle avastamiseni, kui eriline on Eesti loodus. Aitäh!